donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Hommikust. Jälle Varssav. Jälle Varssav, jälle reisil. Ja seekord on meil siis plaan suunduda Itaalia poole. Vaatame, mis meil siin on siis, millist autot valida on, millega me reisile lähme, millise autoga. Ilmselt kõige sitasimaga. Arvad, et selle järgi peab valima? Ja. Mina mõtlesin, et ikka kõige puhtama. No võtame selle siis. See ikka nagu oma ja vaata jänks võib ka solvuda, kui me lähme mõne teisega. Aga et üldiselt me oleme siis jälle Varssavis, oma lemmikhotellis ja edasi lähme siis Itaalia poole ja täna õhtuks Austriasse. Lennuk lendab nüüd just siis. Ja täna õhtuks siis jõuame Austriasse, Badenisse, kus meil on siis öömaja pandud. Sinna on umbes 8 tundi sõita, vahepeatustega veidi rohkem. Ja edasi siis juba Itaalia, et plaan on siis lausa 3 nädalaks Itaaliasse. Või 3 nädalat on reis kokku, Itaalias oleme kusagil 2 nädalat. Ja eks siis tee peal selgub, kuidas meil läheb ja milliseks reis kujuneb. Ilm on igal juhul ilus. Kell on praegu hommikul vara umbes 8. Pühapäeva hommik on, kohe hakkame süüa saama. Ja kraade on ma pakun kusagil äkki 18-19. Aga päeva peale läheb kindlasti soojaks ja ilusaks. Nüüd siis head isu meile ja sõidu peal siis räägime, mis meid ees ootab. Tundleb välja, et me oleme esimesed, kes sööma tulid. Hakka võtma. Ruttu. Kuni on veel. Head isu. Olemegi siis teel Poolast välja. Varssavist saime juba välja, nüüd on linn Rasin, kus me praegu oleme. 698 kilomeetrit on sõita. Jõuda siis Badenisse, Austriasse. Nüüd siis autole natuke kütust ka, et meil ikkagi oleks millega sõita. Ja hind oli siis 4,99 või? Ei, sa panid 5,9, ei, mida sa panid? Ei, see 4,99, seda diislit. Et me eeldame, et natuke kallim diisel on siis ka natuke parem diisel. Saab näha. Kohe peaksime hakkama jõudma siis Poola-Tšehhi piirile. Tšehhis siis ühesõnaga. Ja nüüd meil oleks siis vaja vinjetti osta kusagil, kiirde vinjetti. Saab trahvi, kui meil seda ei ole. Ja. Aga trahvi ei tahaks saada, nii et loodame, et me siis kusagilt ikkagi lähihetkedel saame selle. Jätkame siis oma teed Tšehhis. Vinjeti saime ka osta. Aga siin on nii, et vinjett kõige miinimum on 10 päeva. Nii et pidime ka ostma 10 päeva vinjeti, sest et me siin ainult 1 päeva oleme. Maksis see 310 Tšehhi krooni. Ja maksma pidin seekord siis kaardiga, kuna Tšehhi kroone me pole üldse kaasa võtnudki. Me nagu ei mõelnudki selle peale, et üldse, et meil Tšehhis ka raha vaja läheks. Aga vähemalt kaardiga saab igal pool maksta, nii et pole probleemi. Ja nüüd siis edasi Austria poole. Ma ei tea, kui palju meil seda Tšehhit on üldse sõita, kui palju kilomeetreid. Ma ka ei tea. Brno juurest kuskil peaksime keerama ära sinna Austriasse juba. Brnost, jah, me lähme sealt Brnost päris läbi vist ei lähe. Ei lähe, Saagid kõrvalt mööda Brno küljad. Sõidame siis.
ja ikkagi jõudsime Brnosse siis. Arvasime küll, et sõidame siit ainult ümbert läbi või ümbert mööda, aga... 520. Aga natuke näeme siis Brnot ka. České impulzu na střední planeta i 981 kHz navíc. Za chvilku se ohledeme také za dopravní situací, ale měli bychom dát přednost Ongi Austria, jõudsime Austriasse siis. Vähemalt selle said peale. No see oli küll väga napilt praegu. Said vähemalt Austriasse siseneda. Aga siin on vist see piiripunkt on nagu see siin ees veel, ma arvan. Et olemegi siis Austrias. Vinjett on meil olemas, selle me saime siit juba enne Austria piiri ära osta ja maksis 13 eurot 40 senti. Jälle 10 päeva vinjett. Nii et enne 10 päeva me ei saa siis siit ära minna, ma arvan. Peame ikka täie raha eest võtma. Jah? Kahjuks lahkame amme. Seda küll, jah. Slovakki läks praegu. Ja meil on siis öömajani veel 108 kilomeetrit, siis peaksime olema Badenis. Oleme siis jõudnud Badenisse, möödunud Viinist, Viini ringteed pidi. Ja nüüd siis otsime üles oma hotelli. Nüüd olime jõudsime, ma isegi sildi sain ära näidata. See oli mingi eesliin sellele. 2,5 kilomeetrit, 2 kilomeetrit otse, 2,5 kilomeetrit hotellini. Jõudsime siis oma hotelli juurde. Hotell Guttenbrunn. Ja aadress oli Rolletgasse 6 Badenis. Ja tegemist on siis väga vana villaga, ajalooga villa. Ja nagu ma internetist lugesin, siis juba 1824 ja 1825 aasta suved veetis siin Beethoven. Nii et hästi siukse ajalooga ja seda on toast on ka näha, et ta on vana maja hõng on sees kohe. Aga lähme siis vaatame tuba ka. Ja siis tahtsin seda foyeed näidata, et selline uhke foyee on siin. Ludwig van Beethoven. Ja nüüd liftiga üles teisele korrusele. Tuba on siis 211. Siin on siis selline koridor. Otse on vannituba. Ja siia jääb siis tuba. Istumise koht on vein ja vesi ja need on kõik tasulised loomulikult. See väike pudel oli kusjuures 7 eurot 50 senti. Naljad ei ole. Jah. Ja lühterlaes. Ja voodi. Ja voodis on mõmmi. Selle mõmmi võtame pärast kaasa ka ära lähme. See on ju külastajatele kingituseks kindlasti. See või? Jah. Ikka. Nüüd plaanime siis minna veel natukene jalutama, et tahaks kusagilt süüa saada. Et vaatame, me küsisime alt receptionist, öeldi, et mingi pitseeria on siin mööda tänavat edasi minnes. Et lähme vaatame siis. Näitan seda foyeed veel, see on siit ülevalt. Vaata aadlipreidid seisid siin üleval kindlasti. Badeni linna ka siis natuke näidata. Et Baden on siis iseenesest 26 kilomeetrit Viinist lõuna poole.
ja tuntud siis ka nimega kui Baden-Beiviin ehk siis Baden-Viini kõrval. Ja seda siis selleks, et see nimi eristab teda teistest samanimelistest linnadest, nagu näiteks Baden-Baden Saksamaal või Baden Šveitsis. Ja tegemist on siis kuurortlinnaga selles mõttes, et Viini rikkurid on siis siin käinud aastakümneid, aastasadu suvitamas. Hästi palju on tänavakohvikuid küll. See tramm läheb Viini ooperisse. Näed, Viin ooper. Trammid. Ilus linn on iseenesest. Sellises söögikohas siis otsustasime nüüd pitsa endale tellida, pitsa kaasa, suure salaamipitsa, sest salaami oli ainus sõna, millest me aru saime. Mingid mustad tõmmud mehed teevad seda pitsat meile ja 15 minutit siis ootame, siis saame kätte. Oleme siis hotellist tagasi, saime oma pitsa kätte, home pitsa. Teadeks lahti ka, vaataks, milline ta välja näeb. Salaamipitsa. Mingi moodi siis on kirjad nurga. Ta on ikka ära tükeldatud. Ikka jah. Hakkame siis sööma. Head isu. Tere hommikust. Et on siis uus päev jälle, hommik. On 1. juuni, esmaspäev. Ja täna me siis lähme Badenist ära ja sõidame siis edasi Veneetsia poole. Ja öömaja on meil Mestres, mis on Veneetsia lähedal asuv kämping, et ta päris Veneetsias ei ole, et Veneetsiasse meil on plaan siis homme bussiga liikuda üldse. Aga natuke lähme jalutame veel siin Badeni linna peal, me tahame ühte poodi minna vaatama. Ja siis hakkame sõitma. Oleme siis siin Austria kiirtee. Sõidame Gratsi poole praegu. Siin tegelikult kiirused mingi 100 ja natuke peale praegu ainult. Siin nüüd väga kiiresti ei sõida. Aga ümbrus on ilus. Jah. Nii äge kiirtee, et ma tahtsin seda näidata. Kogu aeg on kurvid ja langeb ja ilmselt tõuseb ka vahepeal. Mäest alla, mäest üles ja kogu aeg on kurv. Ja päris julmad kurvid tegelikult. On jah. Ja suure kiiruse pealt on need nagu päris karmid. Tegime väikse peatuse Austrias, Ensuka juures, aga siin on ühed lahedad hiinlased, ma tahtsin neid näidata. Neid on siin hästi palju vihmavarjudega, roosade vihmavarjudega. Nad on siin üldiselt populaarsed, kõik käivad ja filmivad ja pildistavad neid. Arvi arvas, et nad teevad mingit reklaami siin, pildistavad igal juhul siin ja midagi nad siin mellavad. Lähe. Tegime jälle väikse peatuse. Gratsist oleme juba möödas ja praegu siis liigume Klagenfurti poole. Aga siin oli hästi ilus vaade, nii et me tahtsime seda natuke vaadata siis. Seda ma räägin, et siit oli kihvt vaade.
mäed ikka paistavad juba. Majad on nii pisikesed seal. Läheb meil autopesuks. Lõvi saab vanni, aga siin on ise teenindus. 1 euro, 2 euro, ma ei saa aru päris hästi. No on number 2 juba, sest sa ühte ei tahtnud ju. Niisugused autopesuputkad on siin ise teeninduse putkad. Lõvil oli nina nii must, et ma juba ütlesin, et lõvi on meil täpiline, mitte valge enam. Nüüd saab jälle valgeks. Sa võid uue ameti endale valida nüüd. Sõidame siis nüüd jälle edasi. Vahepeal käisime siis Klagenfurdis poes. Otsisime seal tükk aega poodi taga. Aga lõpuks leidsime siis Lidli. Ostsime sealt omale üht-teist söödavat. Panime need oma auto külmikusse, loodame, et see külmik siis külmetab ka. Praegu ta ei ole nagu veel väga tõestanud ennast meile. Aga no vast jõuab äkki veel. Aga õige varsti ma arvan, et me peaks hakkama Itaalia piiri peale jõudma või? Tundub nii, jah? 263 kilomeetrit on lõpuni, 164 ja praegu seda teed veel. Jah. Vaatame, äkki õnnestub Itaalia piiri filmida ka, et ei magama. Nagu Tšehhi oma. Nagu Tšehhi oma, jah. Panid kaamera kinni ja oli Tšehhi piir. Jah. Aga no vaatame. Viimane peatus siis enne Itaalia piiri, Austrias veel. Siin on nii kihvtid mäed, juba suured. Nüüd peaks Alpid olema vist. Itaalia Alpid. Üldiselt lähme siia bensukasse, tahme veel midagi osta siit Austriast, Austria õlut või radlerit. Ja siis juba edasi Itaalia poole. Nüüd on ilusti Austria lipp sirgus. Ja siis kui ma pildistasin, siis sa puhusid valelt poolt. Ja olemegi jõudnud siis Itaalia piirile. Itaalia lippu polegi kusagil üle. So klingt der neue Song von Calvin Harris. Pray to God heißt diese Nummer. Das geht gleich weiter bei mir in der Ecke. Itaalia politsei oli ka juba 110 ja 130. Mägedes on lihtsalt nii ägedad need teed, et neid võiks lõpmatuseni vaadata ja filmida. Hästi kihta, nagu praegu ees näed. Mõnus. Tunneleid on hästi palju, ühest tunnelist teise kogu aeg saab sõita läbi mäe. Ühtad näedes saab. Kiirteel saime juba selle pileti ka, et me palju selle eest nüüd maksta tuleb, seda me ei tea. Saame teada siis, kui lõpetame sõidu kiirteel. Jah, seda auto ei ole teada, ei saa. Siit üle ääre alla ei saa näidata. Jah, kui sa näidata. Seda ei saa, jah. See kiirus sul on 124 on praegu. 124 on väike on. Muidu on siin 130 on siin kiirteel. Unterschenkel der Emotionen, die schauen wir das hier. 2213 meetrit, vaata nii sirge, et läheb teine ots paistab. Teine ots paistab, jah, ometi on pikk tunnela. Saamegi siit ühest tunnelist välja ja kohe on uus tunnel ees.
oleme siis jõudnud oma Veneetsia kämpingusse. Receptionis käisime ära, logisime ennast sisse. Logisime. Auto saime siia ära parkida. Ja nüüd siis sealt tõkkepoolt või väravast õigemini saame siis oma bungalow juurde B16. Leidsime siis oma bungalow ülesse. See on siis siin, Teano, tere. Oma uue kodu ukse peale. Ma nüüd jäängi sinna. Aha, vaevalt küll. Ja siin on kohe värav, siit me saame Veneetsiasse minna. Buss pidi siin samas olema. Ja ma vaatan sisse ka, siis hästi väike on see bungalow meil, aga väike aga armas. No võt selline pisikene, siin on 2 voodit, 16 ruutu ainult. Aga meil on veel hommikusöök ja õhtusöök hinna sees. Nii et külmkapp on olemas. Ja siin on siis kohe vannituba. Selline. Mingi pesemisruum on ka ikka, dušš on olemas. Ja siis siin saab siis istuda ja niisama chillida. Siin kämpingus võivad siis olla inimesed nii bangalotega kui nende karavanidega kui telkidega. Et ühesõnaga kõik võimalike vahenditega võib siin siis olla. Ja nüüd me lähme ise siis sööma. Vaatame, meil on õhtusöök hinna sees. Meie auto on seal. Lastemänguplats. Siin on veel bassein iseenesest. Saaks ujuma tulla, kui tahaks, aga ilmselt ei taha. Huvitav on see, et siin kämpingus ei ole käterätikuid hinna sees, et need tuleb eraldi rentida. 1 euro 1 rätik siis. Et meil on plaan siis ka endale rentida, ilma käterätikut on nagu raske olla. Tulime siia sööma siis. Mitu käiku toitu sa tellisid? Ühesõnaga meile taheti siin pähe määrida vähemalt 2 käiku toitu, et me võtsime spaghetti carbonara ja siis ta ajas hirmsasti peale, et me võtaks veel midagi, et spaghetti bolognese ka veel otsa näiteks. Jaa, aitäh. No eks näis palju toovad siis, et saab näha. Saime oma toidu kätte siis, pasta alla carbonara tellisime. Juust käib niimoodi eraldi peale ja siis hakkame nüüd sööma. Head isu. Head isu. Meie selle reisi esimesed palmid on siin. Tegelikult on meil kõhud nüüd täis. Sellest ühest portsust täitsa piisas. Ma küll ei kujuta ette, et oleks pidanud teise portsu samasuguse veel otsa sööma. Ja nüüd siis natukene jalutame ringi, vaatame, mis siin Mestras siis vaadata on huvitavat. Siin on villad, mingi päris huvitavad villad, ilusad. Siin on Hiltoni hotell. Ja siit samast me peame siis homme minema bussi peale, et sõita Veneetsiasse. Siit tunnelist peame tulema alla bussipeatusesse Veneetsiasse. Üsna suur liiklus on siin.